Eesti juhtivamaid alternatiivmuusika-ansambleid PDÖ on otsustanud välja astuda Eesti muusikatööstuse vastu. Ansambel leiab, et muusika eest ei pea alati raha maksma ning on seetõttu otsustanud oma heliloomingut hakata edaspidi tasuta jagama. Tõsistel muusikahuvilistel kulub oma lemmikansambli plaadi või kasseti ostmiseks üsna palju raha. PDÖ eesmärk on oma heliloomingut tasuta jagada ja teha seeläbi kõigile kättesaadavaks. Täna said kõik soovijad tasuta PDÖ uue singli, kui nad internetist ansambli koduleheküljelt leidsid ja trükkisid välja ansambli liikmete autogrammid. Alati mitte ei pea muusika eest raha välja andma, sest pahatihti Eestis on tekkinud selline väärarusaam, et kõik, mida sa teed, kõik tuleb maha ruttu müüa. Ja nendele inimestele, kes võib-olla seda tegelikult vajavad ja võib-olla kellel seda raha ei ole, siis nende käest see viimanegi raha ära võtta, aga tegelikult inimene saab selle sama raha eest võib-olla midagi muud hoopis, midagi väärtuslikumat osta, ellu jääda näiteks. Võib-olla on tõesti meie väike samm kogu selle muusikabusinessi ja muusikatööstuse vastu, et me ei müü seda singlit. See singel ei ole müüdav, vaid see on niisama antav. PDÖ on kindel, et kui ansambel püüab oma loomingut müüa ja leida turgu, tuleb paratamatult arvestada keskmise maitsega. Kui eesmärgiks on vaid kasseti või plaadi võimalikult suur läbimüük, välistab see radikaalsuse ja progressi, on PDÖ täna veendunud.